Tere ka minu poolt, minu nimi on Margus Raud. Ma tulen Tartust ja olen Fortum Tartus arendusjuht. Ja selles ametis ma olen siis olnud paljude arendusprojektidega seotud ja ka kaugeohutusprojektid on siis minu projektid ja siis natukene ma püüdsin ka aidata ka Pärnu inimesi, aga kokkuvõttes ikkagi kaugjahutus, ütleme projekteerimise ja know-how ja selle poole pealt on meid aidanud Rootsi konsultandid, nii et siis ta oli veel Capital Coolingu nime all, hiljem on Sens on tema nimi. Ja tegelikult kogu see nagu meie know-how on transporditud siis Rootsist ja selles mõttes olid see Göteborgi ettekanne oli nagu väga hea nagu jälgida, sellepärast et kõik need punktid ja asjad on tegelikult nagu copy-paste sisuliselt. Põhimõtteliselt, kui me räägime mis meil siis praegu üldse nagu Fortumis on siis Fortum Eesti ja Fortum Tartu on kaks erinevat juriidilist ettevõtet ja siis mõlemad on alustanud ka kaugjahutusega ja kokku on meil siis täna on peaaegu 17 megavatti on installeeritud võimsusi chilleritena, on soojuspumpasid, on chillereid, on vabajahutust ja vabajahutus on meil peamiselt jõe baasil tehtud, on Emajões ja Pärnu jões mõlemas. Mõlemas võrgud on 616 graafikuga, 10 on rõhuklass ja siis ütleme, lisaks on siis varustuskindluse tagamiseks me oleme teinud niimoodi, et Pärnus me kasutasime kaevuvett, mis tähendab sisuliselt seda, et kui on näiteks talvisel ajal lühiajaliselt vaja teha jõeveesüsteemis mingisugust parendusi või asju, siis teatud mahus on võimalik ka kaevuveega tagada klientidele jahutust. Tartus me tegime mõlemale jahutusjaamale soojuspumbad lisaks ja soojuspumpadel tegelikult on nagu kaks funktsiooni. Üks funktsioon on siis varustuskindluse tagamine olukordades, kus näiteks meil on jõeveesüsteemis on vaja mingisugust parandus- või remonditööd teha või mingi ummistus või midagi sellist on. Aga tegelikult teine ja tuleviku perspektiiv on see, kus me tegelikult näeme, et soojuspumbad on meil tegelikult tulevikus ka soojusallikad, sest et juba täna on nii, et näppude peal arvutus näitab seda, et soojuspumbaga toodetud soojusenergia on odavam kui gaasiga toodetud soojusenergia. Ja talvine koormus on meil kuskil, me võime siin öelda 5–10%, aga tegelikult on niimoodi, et need kliendid, kes talvel tarbivad jahutust, nendel ka ongi see kuskil seal 50% raames, aga osad bürood näiteks tavaliselt nagu väga talvel ei tarbi ja siis keskmine sihuke võrgu keskmine tipp jääb siis kuskil 5–7–8% juurde. Nii, räägime, mis Tartus tehtud on. Tartus on meil siis täna tegelikult kaks valmisolevat piirkonda, mis on juba valmis ehitatud ja lisandumas on siis ka siis see Maarjamõisa piirkond, mis on siis haiglate piirkond tegelikult ja seal haiglate juures on ka väga palju ülikoolihooneid ja ka need ülikoolihooned on meil nagu tulevikud tarbijad. Nii me tegelikult alguses me kaardistasimegi ära 3 piirkonda, üks on siis kesklinna piirkond, üks on siis lõunakeskuse piirkond ja kolmas, mis me kohe kaardistasime alguses oma turumahud ära, oli siis haiglate ja ülikooli kampuse piirkond. Ja tänaseks me oleme siis välja ehitanud 2 piirkonda, mis on siis kesklinnas ja siis lõunakeskuse juures. Nii et kokku on meil täna kuskil 8 kilomeetrit on jahutustorustikku välja ehitatud ja siis installeeritud võimsusi on juba nii, et 8 on kesklinnas ja kuskil 5 on installeeritud praegu lõunakeskuse juures. Ja nüüd sellel suvel me jõudsime ka toruga juba Maarjamõisa piirkonda ja tegelikult me tegime nagu päris sügava analüüsi, et mis siis nagu oleks mõistlikum, et kas on mõistlikum siis alustada uue jahutusjaama ehitust sinna haiglate piirkonda või minna sinna toruga. Ja tegelikult analüüsid näitasid, et mõistlikum on minna toruga, kuna siin on meil olemas jõgi, me saame siin kasutada vaba jahutust ja samamoodi chillerid saavad kasutada jahutusveena chillereid. Et selle tõttu nagu oli majanduslikult mõistlikum minna toruga. Ja eks me tulevikus siis, kui on vaja mingit tippu teha seal haiglate piirkonnas, siis selleks me siis juba leiame ka lahendused, et tegelikult me juba
täna juba tegelikult me juba teemegi juba arvutusi tulevikuks, kus me tegelikult näeme, et siin mõne aasta pärast me peame juba hakkama siin kesklinna piirkonna võimsusi nii-öelda juurde panema, et kui meil on täna 8 on paigaldatud, siis tegelikult ma arvan, et siin mõni aasta läheb mööda, me peame seda võimsust juba hakkama suurendama. Ja ütleme, kui kesklinnas me kasutame nii-öelda jõge vaba jahutuseks ja samamoodi chillerite jahutuseks, siis lõunakeskuse juures meil jõge ei ole ja seal me kasutame jahutustorne, märgasid tornisid. Ja talvine nii-öelda jahutus siis kesklinnas tuleb meil täna vabajahutusena, aga lõunakeskuse juures me kasutame selleks soojuspumpa ja see soojuspumbaga toodetud teine ots, siis nii-öelda see soojus läheb meil kaugküttevõrku ilusti. Ja kuna meil on seal ka üks niisugune katel seal samas hoones olemas, siis me saamegi tegelikult nii-öelda soojendame soojuspumbaga katlale temperatuuri ette, tänu sellele me saame ka kõrgemad nii-öelda kasutegurid. Pärnu on samamoodi, täna on ütleme kaardistatud potentsiaalne ja majanduslikult mõistlik kaugejahutuspiirkond on täna kesklinna piirkonnas ja nüüd see punane osa, mis seal on, see punane osa nagu tähistab siis võrgul siis seda, mis on täna juba nii-öelda kas siis välja ehitatud osa ja need sinised on siis tegelikult jooned on need, mis tegelikult on ka nii-öelda planeeritud tulevikus välja ehitada. Ja täna on siis seal hetkel on paigaldatud 3 megavatti jahutusvõimsusi. Jaam on ise projekteeritud 7 peale ja siin on jällegi jõe abil siis kasutatakse nii-öelda vaba jahutust ja siis ühendatud, seal on praegu vist 2 hoonet ja mingi jahutusvõrk on praegu mingi pool kilomeetrit kokku. Nii et niimoodi, kui hakkamegi võtma, siis kokku ongi nii-öelda Fortumil on nii-öelda siis Eestis juba mingisugune 16-17 megavatti installeeritud võimsusi jahutuse peale. Nüüd võib-olla natuke tehnilisemaks minna, siis kui me räägime nii-öelda nende jõe kasutamisest vaba jahutusena, siis ütleme niimoodi, et ega tegelikult jõgi on ikka väga suur eelis, kui sa teed nii-öelda jahutust, et no meie nagu ütleme selline moto on see, et me peame olema alati efektiivsemad kui nii-öelda klient selleks, et me saaksime olla turul ja seetõttu nii-öelda jõe kasutamine on nagu möödapääsmatu. Ja siis nüüd siin ongi siin ülemisel pildil on siis kujutatud meie veehaare siis Turu tänaval Tartus, et siin pool on nagu jõgi ja praktiliselt on nii, et meil 700 toru on siis ühendatud jõkke ja tagasivoolul samamoodi läheb siis nii-öelda jõgi voolab siit nii pidi. Me võtame alati jahutust vett jõest ja praegu on siis välja arvutatud see, et see mõju jõe veele, kui see nii-öelda kogu jaam panna täisvõimsusele ka tööle, on vähem kui 0,1 kraadi, on siis vee temperatuuri muutus, nii et see meie mõju jõele on peaaegu olematu. Ja ütleme, kui meil on Tartus on nii, et on siis horisontaalne toru tuleb jahutusjaama, siis ütleme siin jahutuspool, siin on ta juba 7 meetri sügavusel siin enne jahutusjaama, siis on pumbakaev uputatud pumpadega. Ja muidugi omaette teema on nüüd see veehaarde osa, et see veehaare osa peab olema ühelt poolt võimalikult sügaval, aga teiselt poolt ei tohi olla jälle nii-öelda setetele, põhjasetetele liialt lähedal. Et noh, selle toru projekteerimisel oligi tegelikult päris palju muutujaid, mida kõike pidi arvesse võtma, alates sellest, et jõevee kõrgus võib varieeruda seal mingisugune 3 meetrit, mis on siis miinimumi ja maksimumi vahe. Lisaks sellele, kui jää hakkab liikuma, siis jääpõhimõte on ka mingi meeter peab olema nii-öelda jäätükkidel, et ta seda veehaart minema ei vii. Et seal on nagu väga palju nüanssi oli. Nüüd Pärnu veehaare. See oli tegelikult ka väga huvitav lahendus sai sinna tehtud ja paljuski ütleme selle veehaarde lahenduse tegemisel oli üks motivatsioon ikkagi see, mis me olime õppinud siis nii-öelda Tartu veehaardest, et ei tahtnud teha neid samu mitte just vigu, aga ütleme samade probleemide otsa ei tahtnud nagu kukkuda ja siis me natuke siis see Pärnu veehaares natuke teistmoodi lahendatud ja Pärnu veehaarte nagu huvitav nüanss on just see, et see toru, ütleme, mis on 170 meetrit pikk, tuleb jõest jahutusjaama
et see vahepeal läheb kõrgemale kui jõevesi, mis tähendab seda, et ta võtab sealt jõest mingisugune 2-3 meetri, mingi 3 meetri sügavuselt võtab vett ja siis ta vahepeal tõuseb nii-öelda kõrgele ja siis jahutusjaamast need pumbad on jälle kuskil jõe tasapinna kõrgusel. Et selline huvitav lahendus see sinna tehtud ja noh, see on niisugune, noh, ütleme, insenerina on muidugi väga-väga põnev. Nii, nüüd Lõunakeskuses, nagu ma rääkisin, me kasutame jahutustorne ja meie nagu põhimõte on igal juhul see, et kui sul ei ole nagu teist jahutusallikat, siis jahutustorn on oluliselt efektiivsem võrreldes kuivjahutitega ja märgjahutite temperatuur, ütleme suvistel tippudel, et kui näiteks jõevesi on veel suvel juulikuus kuskil 25 kraadi soe, kõik nende rõõmustavad, saavad ujumas käia, siis ütleme siis jahutustorniga samal ajal me saame oluliselt madalamad temperatuurid siis nii-öelda chillerite jahutamiseks. Et noh, see ongi see, et see on nüüd, seal on see füüsika on vahel, ütleme, kes nii-öelda neid protsesse paremini nii-öelda teab, siis see saab aru, et kust see asi tuleb, et aga jah, ütleme suure palavusega on siis jahutustornidel jahutusvee temperatuur suuruselt 20 kraadi võrreldes näiteks jõega, kus on ta 24-25 kraadi suvel. Et siin on nagu tegelikult oluline eelis ja tänu sellega tegelikult jahutite siis nii-öelda efektiivsus on jahutustornidega nendel suvepäevadel on oluliselt parem. Aga noh, igal asjal on alati, igal medalil 2 külge, nii on ka tegelikult siin selle märja jahutustorniga ja selle nii-öelda teema on see, et ta kasutab vett ja vee kogus, mis ta tegelikult kasutab, ehk mis tegelikult ära aurustub, on päris suur. Ja tänu sellele me peame ka seda vett kogu aeg seal vahetama ja vett ka puhastama. No, nüüd siin ongi, et siin alumisel pildil on meil siis tegelikult on kujutatud siis nii-öelda UV-filtrid, millega me siis pidevalt siis puhastame vett selleks, et sinna elu sisse ei tuleks ja vetikad vohama ei hakkaks. Aga töökindluse poole pealt on tegelikult need jahutustornid väga hästi töötanud. Et praktiliselt nagu, ei oska nagu midagi ette heita. Ja teine muidugi, mis on tema positiivne pool, on see, et elektritarve on tal väga madal. Et kui ma siin erinevaid analüüse tehes, ma olen näiteks kuivjahutite puhul leidnud, et seal suhe on mingi 1/7 on elektri ja siis energia suhe. Ehk 1 megavatt elektrit nii-öelda sellega jahutad maha kuskil 7 megavatti sooja nii-öelda kuivjahutites, siis siin on installeeritud elektrivõimsus ventilaatoritele vist ainult siin, mis ta siin oli, mingisugune 10-15 kilovatti või. Et ja samas on tal mingi täna on näiteks 5 megavatti saad sellega maha jahutada, et tegelikult see elektri ja kogus, mis märgjahutit kasutavad, on tegelikult äärmiselt väike võrreldes kuivjahutitega. Ja see tänu sellele tema efektiivsus on oluliselt kõrgem. Ja mis on nagu positiivne muidugi see, et nad annavad väga hästi võimsust välja just palavatel nii-öelda ilmade korral, et siis kui kuivjahutitega tavast hakkab juba probleemid, siis siin nagu probleeme pole tekkinud. No nüüd ütleme, kes on nii-öelda varem minu ettekandeid nii-öelda käinud kuulamas, siis need juba teavad, millest ma räägin. Aga põhimõte on see, et tagastuv temperatuur on meile ülioluline ja seetõttu me tegelikult tehniliste tingimustega kirjutame sisse juba teatud nõuded ja meie üks nõudeid on kindlasti see, et peab olema jada ühendusseadmetel ja teine, mida me tegelikult võimalikult palju püüame ikkagi jälgida, on see, et klientide juures oleks ikkagi 2D ventiilidega nii-öelda sisesüsteemid tehtud. Sest praktika näitab seda, et igal pool, kus on 3D ventiilid, seal on ka lühised. Ja kui on lühised, siis on ka delta teed paigast ära. Ja neid asju, mis nii palju, kui me suudame nii-öelda jälgida, nii palju me igal pool ka jälgime. Et muud asjad siin tegelikult, ma arvan, et eelkõnelejad on juba palju rääkinud, et siin nagu ei ole. Nii, tehnilised tingimused tegelikult on ajendatud eelmisest jutust, et siin nagu midagi võib-olla lisada ei olegi, et siin teemad on täna siin erinevatest loengutes kõik juba läbi käinud.
võib-olla jah, et ütleme siin meil on see, et meil võrgus on ma olen kirjutanud, et kuni 5 paari võib olla rõhkude vahe, aga tegelikult ma arvan, et see on suurem, et kuskil 7-8 paarini isegi võib see nii-öelda minna. Et siin erinevatel tehnilistel tingimustel nii-öelda, et kuna meil PN10 võrk on, siis see tegelikult piirab selle ära, aga täna me oleme tegelikult teinud arvutused ka nii-öelda oma jahutusvõrgule juba olukorras, kus me nii-öelda tuleviku perspektiiv aastal 2030 või 2035 ja siis me juba näeme seda, et need rõhkude vahed lähevad tegelikult väga ülesse ja see pumpamine läheb päris keeruliseks ja peab tegema juba vahepumplaid. Nii, mis me siis õppinud oleme? Et nagu ikka, et iga klient on erinev ja igal kliendil on oma kasutusprofiil, samamoodi ka talvine, et suured hooned, kaubanduskeskused ja üldse, kui on hästi suured massiivsed hooned, siis need kõik tahavad tegelikult ka talvel jahutust saada. Siis kõige raskem on opereerida miinimumvõimsuseid. Täna vähemalt meie kogemus näitab seda, et kui suvel on väljas soe, siis ütleme, kuna meil on installeeritud võimsusi piisavalt, siis see ei ole nagu nii keeruline, kui on just töötada nii-öelda miinimumvõimsustel ja see miinimumvõimsustel töötamine ei olegi võib-olla niivõrd tehniline probleem, kui ta on just majanduslik probleem. Sellepärast, et kõik pumbad, asjad kõik töötavad, aga samas nagu see toodang või see müük või mis seal siis taga on, see on suhteliselt väike võrreldes selle kõikide see seadmepargiga ja siis see ökonoomika nagu on, see tähendab seda, et sa pead väga hästi opereerima igat pumpa, igat chillerit, igat seadet, sa pead väga põhjalikult vaatama selleks, et see ökonoomika jääks sul nii-öelda paika. No talvised temperatuurid tegelikult võivad olla kõrgemad, et 6 kraadi küll me tehnilistes tingimustes lubame klientidele, aga täna ütleme, kuna kliente meil on suhteliselt vähe veel, siis me nii-öelda kokkuleppel klientidega tegelikult hoiame natuke kõrgemaid temperatuure ka talvel ja see just on kasulik just Lõunakeskuse piirkonnas, kus me talvel töötame soojuspumpadega, kus me tegelikult toodame sooja. Ja seal on jällegi efektiivsuse teema ehk et kui efektiivselt sa suudad soojust toota. Seadistus väga oluline. No siin ongi see näide, kus me tegelikult soojuspumpa nii-öelda siis püüdsime nii-öelda seadistada paremasse režiimi ja tulemus oli see, et selle seadme ERR paranes 2 korda. Et kui me nagu selle rahasse või jällegi elektrisse ümber paneme, siis tegelikult see on väga oluline ja mis tähendabki jälle, ma jõuan sinna jälle välja, et selle asja nii-öelda käigus hoidmisel kogu ökonoomika ja seadmete valik ja pumpamine ja kõik on äärmiselt oluline, et sa nagu ei tohi nagu midagi 2 silmale vahele jätta, et tegelikult on ju tegemist vabaturu teenusega. Sa pead oma klientidele püüdma nii-öelda konkurentsivõimelise hinnaga oma teenust müüa ja samas sa tahad ka ikkagi tegelikult jääda plussi ja oma investeeringuid tagasi toota, mis tähendab seda, et sa pead väga oluliseks just peab olema see, et kuidas sa toodad, mis pumbaga sa toodad, palju sa elektrit kulutad, mis su kulud on, et see on nagu äärmiselt oluline kogu selle süsteemi juures. Klientide puhul tõesti on nii, et me näeme tegelikult seda, et delta T sõltub väga palju projekteerijast ja natukene halb öelda küll, aga et tavaliselt on juba niimoodi, et kui sa tead, kes projekteerib, siis sa tead, mis su delta T tuleb. Et see on nagu enam-vähem nii-öelda me juba nii-öelda kuidagi hakkab nagu mingisugused seosed tekkima. Ja tõesti, kui on seadmed projekteeritud ilusti 16 tagastuvale ja kõik on ilusti õieti välja ehitatud ja häälestatud, siis nad tegelikult seda ka annavad. Aga loomulikult ütleme kõik need eelpool nii-öelda see Göteborgi näitest toodud näited tegelikult kehtivad ka meie puhul need negatiivsed näited nii-öelda, et ma pärast hiljem natukene peatun nendel. Ütleme see, et meie kogemus näitab seda, et täna on
klientide jahutusvõimsused veidi üledimensioneeritud projekteerijate poole pealt, et see, mis on nagu projekteeritud tipuvõimsused klientidele nii-öelda jahutuse poole peal, et praegu nagu ükski klient ei ole veel selle tasemeni jõudnud, mis on projekteeritud, et aga sellest jälle johtubki nii, et kõik seadmete valikud, torude dimensioneerimised, kõik on natukene paigast ära. Me teeme võib-olla natukene jämedama toru sinna sisendiks jällegi. Soojusvaheti on natukene teiste nii-öelda suurem saanud, tänu sellele on jälle veevoolu kiirused soojusvahetis väiksemad ja nii edasi ja pärast kokkuvõttes summa summarum hakkab kõik nagu mõjutama süsteemi kui tervikut. Siin on nüüd, ütleme, tõin siia välja, ütleme, ühe graafiku, ühe kliendi nii-öelda peale tagasivoolu temperatuuridest. Nüüd see punane joon on siis see 16 kraadi, mis nagu ta on nii-öelda peaks välja andma. Nüüd see oranž on nüüd see, mis ta tegelikult välja annab. Sinine on see, mis ta meile tegelikult tagasi annab. Sorry. See on see tagastuv, mis tegelikult tuleb meile tagasi ja siis see sinine on siis see, mida meie peame nüüd garanteerima. Hall joon on siis välisõhutemperatuur ja kollane on siis tema tarbimisvõimsus. Ja kõigepealt on, nüüd ütleme, meie süsteem nüüd sakitab tegelikult selle pärast, et meil on eriti selles mõttes, kui on nii-öelda väljas on siin näha, et siin temperatuurid on päeval 16 ja öösel on 10 ja niisugune meie, ütleme, suvine suusailm nii-öelda. Et siin ongi, et chiller töötab meil on-off režiimis väga palju, kuna ta on natukene, ütleme, kuna klient ei ole veel nii palju tekkinud ja ta ei ole veel nii-öelda ütleme nendele võimsustele veel nii-öelda väga nii-öelda, ütleme, et ei ole väga mugav töötada. Ta läheb nagu allapoole chilleri miinimumi. Ja seetõttu chiller lükkab ennast sisse-välja režiimis ja mis juhtub on tegelikult kohe kliendi nii-öelda response või nii-öelda tagasiside on kohe see, et ka kliendi tagastuv kohe tuleb alla. Ehk teisisõnu seesama, mis siin ka Göteborgi näites oli, kus tegelikult kliendi seade väärtust, siin oli juttu see, et võiks olla vähemalt 2 kraadi. Seesama tegelikult nüanss on kohe siin näha, et nii kui meie temperatuuri ei hoia, ehk siis nii-öelda meie jõuame oma temperatuuriga kliendi sekundaarpoole seade väärtuseni, nii temal keeravad klapid lahti ja tegelikult tagastuv on kohe hukas. Siis siin on, ütleme, niisugune ilus koht on näha, kus tegelikult me lihtsalt eksperimenteerisime ise, me siin paar päeva hoidsime 5 kraadi, lasime võrku 5 kraadi, vaadata, mis juhtub. Ja juhtus see asi, et tagastuvad olid ilusti 16 rohkem mõlemal päeval, läksid üle 16. Ja tegelikult see viitabki nüüd jälle selle samale nüansile, mis siin ka üks eelkõneleja rääkis, et kui see seade väärtuste vahe primaar- ja sekundaarpoolel, nende temperatuuride vahe on liialt väike, siis klapid keeravad ennast lahti ja lühistab tegelikult süsteemi ära. Samas on siin näha, et tegelikult kui on nagu 6 kraadi läheb ilusti peale, siin ongi näha, et kõik nagu meil on stabiilne, siis ega tegelikult kliendi juures, ütleme nii-öelda, päris 16 välja ei anna, aga ütleme, väga palju ka nuriseda ei saa. Aga siin on ka näha, et seda, et tegelikult et meil ei ole 6 läinud välja, vaid meil kohale on jõudnud kuskil 6,3. Ma kujutan ette, et jaamast läks 6 välja, võib-olla 6,3 jõudis kohale näiteks. Aga juba hakkavadki need settingute väärtused kõik hakkavad mängima ja kohe see mõjutab ka neid tagastuvaid. Ja muidugi siin on hästi huvitav on see tegelikult nagu kui me kõiki päevi vaatame, kõik on nagu saehambaga. Hommikul on tagastuv ilus ja õhtuks vajub ära. Hommikul on ilus, õhtuks vajub ära. Et see on nüüd selline jälle õppimise koht, aga ma usun, et kui siin eelpool kõneleja rääkis ka just sellest soojusvahetist ja erinevatest voolukiirustest nii-öelda soojusvahetil ja siis teiselt poolt ka nii-öelda sekundaar kliendipoolsete seadmete töötamisest, siis siin on omavahelised seosed, kus tegelikult kliendi seadmel juba hakkavad nii-öelda lähevad ka delta-teed paigast ära ja see hakkab nagu mõjutama, aga see on nagu selline uurimisobjekt. Aga ma tahan nagu seda öelda, et see on nii huvitav maailm ja ütleme ühest sellest graafikust siin võib tegelikult mõtiskleda päris mitu tundi järjest, et miks üks joon on nii või teistpidi ja siit on nagu ka väga palju, see on tegelikult väga hea õppematerjal ka iseendale. Siis need on nagu need asjad põhimõtteliselt, mis on nagu meie
kuidas ma ütlen, nagu meie piibel meie maja sees, et mis nagu peab olema, mis nagu must be. Ja number 1 on see, et meie peame olema alati efektiivsem kui kliendi alternatiiv. Kuna kogu hinnastamine käib nii-öelda kliendi alternatiivi vastu, siis me ei saa teha, ütleme, sama ebaefektiivset süsteemi nagu klient teeb. Et kui klient paneb endale mingi vurri katusele vurama ja paneb omale tavaliselt chilleri, siis meie sellist süsteemi teha endale ei saa. Sest sellisel juhul me enam ei ole turul. Ja loomulikult ütleme efektiivsus, nagu ma enne siin rääkisin, et iga detail on oluline, et iga võrgupump, et kui ta tundub näiteks, et kui talvine võrgupump on võib-olla 10 kilovatti näiteks, aga kui ta töötab sul 24/7 ja kui sa lööd selle energia kokku ja siis hakkad vaatama, et kui palju ta see tegelikult siis nagu summa summarumis lõpuks kasumiaruandes välja paistab, siis tegelikult see on päris suur number, mis kokku kerib. Et see tähendabki seda, et see efektiivsus, see on igal pool, see on masinate valik, see on seadmete valik, see on temperatuurid, see on nii palju nüansse, et sa pead tegelikult kõiki asju kogu aeg vaatama. Loomulikult veekogu kui jahutusallikas on nagu väga hea ja oluline ja kuivjahutit ma tegelikult ei soovitaks kellelegi, kes hakkab tegema kaugjahutust, kui me tõesti ei räägi võib-olla sellest tipumasinast, mis töötab sul 100 tundi aastas kuskil võrgu lõpus. Et seal võib tõesti olla isegi, kui seal ei olegi nagu küsimus kopis, vaid seal on küsimus selles, et see varustuskindlus oleks tagatud. See, mida me tegelikult usume, on see, et kaugjahutus saab olema soojusallikas kaugküttele. Et kui siin Helsingi näiteks räägib seda, et suvisest soojavee varustusest 40% tuleb soojuspumpadest, siis ma olen teinud arvutusi, et see potentsiaal on võimalik ka Tartus saavutada täiesti loogilist teed pidi minnes, et kui me vaatame nagu seda, et palju meil siis on kaugjahutuse potentsiaal ja kui palju meil on veel igasuguseid neid jääksoojusallikaid võrgus, siis soojuspumpadega suvist koormust hakata tulevikus katma ei ole nagu mingi probleem. Sest täna on nagu dogma on see, et kõik ütlevad, et koostootmisjaam on püha ja lehm ja nii edasi, aga kui me vaatame elektrihindasid, mis on 30 täna ja kui me nagu vaatame seda, et päike ja tuul tuleb ka veel turule, siis ma ei tea, kas ta suvel ikka on nii kõige parem lahendus. Absorber meie tootmisportfelli ei sobi, vähemalt praegu oleme me nagu sellisel seisukohal ja seda eelkõige ühelt poolt seesama põhjus, mis ma enne rääkisin, et elektri hind ikkagi paneb koostootmisjaama töö paika ja kas suvel on ikka see nii hea, et absorberit sinna panna. Ja veel kahjulikum on kindlasti absorberi panek võrku kuskile, et kliendi juurde kuskile, et siis võtta läbi soojusvõrgu, et seda me ammugi ei tahaks, et see rikub jällegi soojusvõrgu temperatuurid ära. Ja vaba turg, eks ta ongi läbimõeldud käitumine, panin sinna piir, et sisuliselt, kui sa hakkad kaugjahutust tegema, siis kõik on oluline. Turupotentsiaali kaardistamine, tarbijate profiili õppimine, tehniline lahendus. Ma arvan, et seda nimekirja võib see veel pikendada, et siin nagu see on nagu siis aga need on ütleme, need minu põhiargumendid, mida me nagu iseenda maja sees räägime alati nagu jahutuse puhul. Ja siis, ma ei tea, see oligi minu nagu mõtted. Margus oli igas mõttes tubli, et väga põnev ettekanne, siis püsisid täpselt nagu ajas ja siis paar minutit jäi alles. Et siis ma arvan, et me saame paar küsimust esitada. Jah, Sander, palun. Mul on hästi lihtne küsimus. Te rääkisite välismaise nimetusega seadmest nagu chiller. Kuidas ta üldse töötab ja kirjeldage palun selle termodünaamilist protsessi? Termodünaamikasse ja sinna ringprotsessi, ma arvan, ma minema ei hakkaks, et mis täpselt, mis gaasi seal kasutatakse, kuidas need aurustavad ja kondenseeruvad, aga tegemist on tegelikult kompressorijahutusega, jahutiga kõige klassikalisemaga, nii et ja ütleme lihtsalt, aga kuna me maja sees räägime alati chilleriks, nimetame teda chilleriks, siis ta on siukse hea lapselik ja mitu nime, nii et. Norma, kes on baas?
jahutussõlmede valdajaks ja kas kõik sõlmed on nüüd läbi soolesvaheti või mõni on ka avatud? Meie kõik tarbijad on nii-öelda sõltumatu süsteemi taga ehk soosvahetiga eraldatud. Nüüd see valdamise osas ma võin natukene eksida, aga reeglina on niimoodi, et nad on ikkagi kliendi omad. Kuigi samas on ka niimoodi, et teinekord me oleme ka kliendiga kokku leppinud, et näiteks me koos toruga ehitame ka soos sõlme, aga kuidas ta siis kelle bilansside lõpuks jääb, seda ma võin vastuse nii-öelda võlgu jääda, aga reeglina on, üldreegel on see, et see on nagu kliendi omand. Tema vastutab seda hoolduse eest? Jah, põhimõtteliselt küll, et me võime alati teha ju hoolduslepingu kui sellise, et aga kuna ütleme, meil on asjaõigusseadus ja sellest tulenevad kõik nii-öelda muud teemad, siis et ta nagu on juriidiliselt, ta tegelikult on nii-öelda hoone osa. Tähendab Laislave küsimust, aga ta pole kunagi kaalunud avatud süsteemi, et ilma soojusvahetita, et temperatuuri mitte kaotada? No tegelikult päris aus olla, siis ei ole väga kaalunud, et me oleme mõelnud küll, et võib-olla me võidaksime seal mõne kraadikese, aga teiselt poolt on nii-öelda see sõltumatu lahenduse kaudu on ka omaette eelis, nii et. Jääki viimane küsimus veel. Normatiivne baas, nagu täna tuli välja siin, tudeng Göteborgist ütles, et siin paar kraadi ja see on jumala tõde, ei saa arutanud seda hüdraulikat. Kraadideta teeb mulla hinnanet. Miks mitte juurutada näiteks sekundaarpoolel 10-20, mitte 18-8 nõuetena panna kirja, et seadmed peavad nii olema valitud ja kogu moost või takistab seda miski, mida mina ei tea. Ma mõtlen... No tegelikult siin 17. jaanuar vist oli see eelmine seminar, kus Teet Tark esines ja kahjuks seal videos on vist ainukene see, mis seal puudu on, tema ettekanne. See oli ainuke, mida oleks tahtnud järgi vaadata. Ja tegelikult seal ongi see diskussiooni koht tegelikult, et kui me võtame nüüd kaugjahutuse mehed ala siin meiesugused ja teiselt poolt võtame siis kütteventilatsiooni insenerid kõrvale, siis siin on natuke nagu väiksed siuksed ütleme asjad, mis tuleb omavahel kokku ajada. Ütleme niimoodi, et kõik on võimalik, insenerid on selleks, et asju lahendada, aga siin tuleb kokku leppida ja kokku ajada need asjad, et ei oleks niimoodi, et kütteventilatsiooni inimesed siis pärast meile näpuga näitavad, et siin küll õhku ei saa kuivatada ja muid probleeme. Tavaliselt hakkabki alati see õhu kuivatamise teema. On see alati see, mis nad nagu alati esimesena hakkavad rääkima. On siin mingi harmoniseeritud juba varem ära asi, et siin on see püha leht või ei ole? No, see sama. Ei no alati... Või on ta ära harmoniseeritud siin Euroliidu aktidega? Ei ole. Ei ole, see on tegelikult kõik muu ära, kõik on paigas. Ei ole. See on ikka iga võrguettevõtja enda valikud on, aga kui sa nüüd rikud nagu teise, ütleme, valdkonna inimeste reeglid natuke, sa lähed sellega vastuollu, siis sul tekib probleeme, sa pead nende hakkama asju põhjendama ja sa pead hakkama nagu ka nende kapsamaad siis parandama. Sellepärast ma harmoniseerimisest räägin, kui on kokkuleppeline, näed, 6-16, 8-18 on see, mis on ainuüht kasutatav. Nii on või ei ole ta kivisse raiutud? Küsimus. Aga suured tänud veel Margusele, et siis